Tere, mina olen Kairi Saar ISOP Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni osakonnast, aga enne kui ma liitusin umbes aasta tagasi Riigikantseiga, töötasin ma pikalt Välisministeeriumis. Olen olnud ka 2 korda pikas välislähetuses, 1 kord majandusnõunikuna ning teine kord pressinõunikuna, nii et mul on ka oma kogemus sellest, kuidas levitada Eesti sõnumeid. Täna aga siis strateegilisest kommunikatsioonist ja psühholoogilisest kaitsest. Siia oma esimese slaidi peale ma panin meie osakonna eesmärgid kirja. Nagu te näete, meie eesmärgid on seotud üsnagi kaitsevaldkonnaga, et meie töö eesmärkideks on tagada Eesti ühiskonna ja liitlaste toetus meie põhiseaduslikule ja demokraatlikule korrale, arendada ühiskonna vastupanuvõimet. Me koondame ja koordineerime riigisisest informatsiooni ja riigisisest kogemust informatsioonilise mõjutustegevuse osas ning ühtlasi ka koordineerime Eesti võitlust informatsioonilise mõjutustegevusega ning siis viime ellu erinevaid projekte, mis on sihitud Eesti ühiskonna vastupanuvõime tõstmisele. Et tegelikult see psühholoogiline kaitse, mis oli pealkirjas märgitud, see tegelikult ongi kogu see ühiskonna vastupanuvõime, selle tõstmine, selle arendamine. Ja me töötame selle nimel, et Eesti oleks võimalikult vähe vastuvõtlik ükskõik mis riigi informatsioonilisele mõjutustegevusele. Meie osakonnas töötab umbes 10 inimest ning see jaguneb 3 töövaldkonna vahel. Me koordineerime olukorra teadlikkust ning analüüsime inforuumis ja ühiskonnas toimuvat. Ma räägin nendest igast 3 suunast kohe ka natukene pikemalt, sellepärast ma praegu ainult mainin neid. Koordineerime riigiüleseid tegevusi, mis arendavad ühiskonna vastupanuvõimet ning lõpuks tegeleme meie riigisektori valmistumisega kriisi- ja riskikommunikatsiooniks ning meie riigisektori vastava võimekuse tõstmisega. Nüüd igast valdkonnast eraldi ning kõigepealt olukorra teadlikkusest ning ühiskonnas toimuva analüüsimisest. Me jälgime ja seirame Eesti ja rahvusvahelist inforuumi ise ning koostöös partneritega. Mis puudutab rahvusvahelist inforuumi, siis me jälgime meie 4 julgeoleku vaatest kõige olulisema riigi inforuumi ning seda, mida seal räägitakse Eestist, missugused on narratiivid, missugune on hoiak Eesti suhtes. Need 4 riiki on USA, UK, Prantsusmaa ja Saksamaa. Et me oleme tänu sellele väga hästi kursis sellega, mida Eestist räägitakse. Me saame anda oma kõneisikutele nõu, kui nad annavad selles inforuumis intervjuusid, mis oleksid sõnumid, mida oleks vaja rõhutada, mida oleks vaja esile tuua. Et peamiselt me küll anname oma informatsiooni valitsusele, aga ka teie kõigiga vajadusel me jagame infot ning saame öelda, mis oleks vajalik selleks, et parandada Eesti kuvandit, sellepärast et julgeolek ning majanduskeskkond on omavahel kahtlemata väga seotud. Näiteks me oleme täheldanud, et kippus levima nüüd, kui puhkes sõda Ukrainas, ka narratiiv, et inimesed vaatasid kaarti, nägid, et ka meie oleme Venemaa kõrval, mis tähendab, et äkki on ohtlik ka siin ja mis tähendab, et potentsiaalselt vähenevad investeeringud, väheneb turistide tulek Eestisse. Nii et me lisasime infole, mille me edastasime valitsusele ka selle, et kui nad annavad välisajakirjanike intervjuusid, siis nad peaksid rõhutama, et Eestis on turvaline, Eesti on hästi kaitstud, Eesti on NATO liige. See, mis toimub Ukrainas, ei tähenda, et Eestis oleks kuidagi vähem turvaline, siin oleks vähem turvaline äri teha, siin oleks vähem turvaline Eestit külastada. Siis me teeme avaliku arvamise uuringuid ning jälgime Eesti elanikkonna hoiakuid. Me jälgime hoiakuid ka seeläbi, et me jälgime sotsiaalmeediat. Jälgime ka Eesti tavameediat, vaatame, mis informatsioon seal levib. Jällegi vaatame selle põhjal, et mis on need sõnumid, mis oleks vaja tagasi peegeldada ühiskonda, kas on midagi, mis on segasem, kas on midagi, mida oleks vaja rohkem rõhutada. Jälgime nii eestikeelset kui Eesti venekeelset meediat. Selleks, et vastavalt saaks Eesti kõneisikud oma sõnumeid lihvida. Praegu me jälgime eriti muidugi arutelusid, mis toimuvad Ukraina sõjateemadel
Ja samamoodi me jälgime arutelusid, mis toimuvad sümbolite teemadel, et Z ja Georgi lint ja nende kasutamine ja mitte kasutamine. Kas inimesed mõistavad, mida tegelikult nende sümbolite kasutamine tähendab, et Georgi lint, mis veel aasta tagasi võis tähendada tõesti lihtsalt seda, et avaldan austust. Aga tänapäeval tänu sellele, et on puhkenud Ukraina sõda, kus seda aktiivselt kasutab just agressor pool, see sümbol ei tähenda enam seda. Samamoodi me teeme avaliku arvamuse uuringuid ja neid me teeme päris tihti, ka paari nädala tagant me uurime, mida arvab Eesti avalikkus just nimelt tundlikel teemadel. Et kui me varem tegime väga tihti koroona teemadel seiret, kus me uurisime, mida arvatakse ja kuidas võetakse vastu erinevaid koroonapiiranguid, kas need on arusaadavad, kas kõik mõistavad neid niimoodi, nagu see on kehtestades mõeldud, siis praegu me väga palju seirame hoiakuid ning arvamusi seoses Ukraina sõjaga. Ning me jälgime seda kõike just nagu selles vaates, et meil oleks võimalik parandada oma kommunikatsioonisõnumeid, et kogu riigisektoril oleks võimalik parandada oma kommunikatsioonisõnumeid, mis on suunatud elanikkonnale ja et saaks ka tagasisidet, kas see sõnumi parandamine on õnnestunud ning kas see parandatud sõnum on tõepoolest jõudnud nendeni, kellele see mõeldud on. Et ma usun, et kui ka teie olete esinenud avalikkuses, siis ka teilt on tihtipeale küsitud ja olete mõelnud, et mida siis eestlased arvavad, kui integreeritud on meie ühiskond. Meie küsitlused otseselt nagu selles väga kaasa ei aita, sest me pildistame väga konkreetseid asju ja see muutub päris tihti see pilt, kuna me vaatame väga kitsaid lõike. Niimoodi, et meie uuringu tulemused üldiselt näitavad, et kõik on halvasti, sest me uurime seda, mis on halvasti. Aga kui teil on vaja rääkida Eesti ühiskonnast ja Eesti ühiskonna integreeritusest ja lõimumisest, siis Kultuuriministeeriumil on integratsiooni uuring, mis valmis eelmisel aastal ja mis on väga hea ning mille tulemused on kättesaadavad eesti, inglise ja vene keeles nende koduleheküljel, nii et ma soovitan neid kasutada. Ning kõigest sellest, mida me seirame ja jälgime Eesti meediat, teeme avaliku arvamuse küsitlusi ja mille varem mainimata, aga me jälgime ka lisaks Vene Föderatsiooni meediat, mis on siis meie aken alternatiivreaalsusesse praegu, kust me näeme, kuidas toimub võidukas sõda Ukraina suunal ja kuidas ukrainlased taganevad ja kohe annavad alla. Nii et selle kõige põhjal me paneme kokku olupildi, mille me esitame vähemasti kord nädalas valitsusele, kriisi korral ka sagedamini, kus me näitame, mis on Eesti kuvand välismaal, mida arvatakse Venemaal, mis on Eesti sisesed trendid, missugused narratiivid levivad, mis vajaksid adresseerimist, mis küsimused on tundlikumad, mida me arvame, et võiks kasutada, et eeskätt see meie tegevussuund on suunatud küll peamiselt Eesti sisse. Nii. Järgmine meie tegevussuund on ühiskonna vastupanuvõime tõstmine või siis psühholoogiline kaitse, kuidas seda siis nimetada. Me koordineeritame valitsusasutuste koostööd antud valdkonnas ning see tähendab, et kord nädalas toimuvad strateegilise kommunikatsiooni nõukogu koosolekud, mida koordineerib meie osakond. Nendes nõukogus käivad koos kõikide peamiste riigiasutuste esindajad, kes on seotud Eesti riigi julgeolekuga ja arutatakse väga laia ringi teemasid, alates riigisisestest teemadest. Praegu on seal ka näiteks teemaks 9. mai, selle tähistamine, sümbolid. Arutame ka välismõõtmega seotud teemasid, kui see on parasjagu aktuaalne. Nii et näiteks kui me näeme, et Eesti kuvand välisriikides hakkab halvenema või on muutunud, siis me arutame seda seal. Arutame, kuidas seda parandada, kuidas erinevad asutuste kõneisikud võiksid teha, kas me saame teha mingisugust täiendavat kommunikatsiooni. Ning siinkohal on ka üks, kus me teeksime hea meelega koostööd ka teiega, et kuna te kõik olete Eesti kõneisikud, siis järgmine esineja ka räägib, et me oleme ka arutanud EAS-iga sõnumi seadmist, missugused peaksid olema Eesti sõnumid välismaal, et tegelikult kõik kõneisikud, kes Eestit tutvustavad välismaal, olgu nad siis riigisektori või erasektori või üleüldse kolmanda sektori esindajad, et nad räägiksid laias laastus ikkagi sellest samast, sest niimoodi me edendame oma sõnumit ja ei tule mitte kellelegi kasuks, kui kõik räägivad natukene erinevat juttu.
nii et need EAS-i ühtsed sõnumid, millest järgmiseks rääkima hakatakse, tegelikult põhinevad ka nendel sõnumitel, mis meie oleme koostöös oma partneritega koostanud ning me jagame neid nii riigisektoris kui ka natukene välja. Me toetame oma strateegilise kommunikatsiooni seisukohalt oluliste partnerite tegevust. Ja see on olnud praegu väga ilmne just eeskätt käesolevas kriisis, kui valitsus on eraldanud toetust Eesti venekeelsele meediale. Toetust on saanud ERR oma venekeelse osa tugevdamiseks ning samamoodi on saanud ka mitmed erinevad väljaanded toetust Eesti venekeelse meedia tugevdamiseks. Selle taga on meil tegelikult kaks mõtet, et üks mõte on see, et oleks tagatud, et ka Eesti venekeelne elanikkond on hästi informeeritud. Ning kuna Vene kanalite kättesaadavus on vähenenud praeguses olukorras sellepärast, et mitmed propagandakanalite juurdepääs on piiratud, et siis inimestel oleks ikkagi valiku võimalus, et nad ei oleks kinnistunud ühe kanali juurde, vaid nad saaksid vaadata kas siis ETV-d või saaksid vaadata mingeid muid kanaleid, mis ei edasta propagandat või väärinfot. Ning ühtlasi me soovime, et üleüldse ka venekeelses inforuumis laiemalt ka maailmavaatest oleks rohkem informatsiooni, mis räägiksid Ukraina sõjast nii nagu see on. Mitte ei oleks mõjutatud Vene Föderatsiooni desinformatsioonist, sellepärast et me teame, et on teatavaid meetodeid ikkagi, kuidas ka Venemaalt on võimalik juurde pääseda lääne meediale ning see, kui nad sinna juurde pääsevad, siis peab see informatsioon, mida lugeda ka olemas olema. Niimoodi, et me loodame, et ka meie venekeelne meedia ja selle tugevdamine natukene aitab kaasa selle eesmärgi täitmisele. Me algatame ja arendame erinevaid vastupanuvõimet tõstvaid projekte ning teeme koostööd ja toetame vastavat teadustegevust ning teeme koostööd ülikoolidega. Meil on praegu ettevalmistamisel koostöö, et teha Tartu Ülikooliga ühiselt desinformatsiooni informatsioonilise mõjutustegevusega võitlusele keskenduv mikrokraad, mis annaks inimestele täpsemat informatsiooni selle kohta, mis see on, missugused on võtted, kuidas me saame desinformatsiooniga võidelda. Me loodame, et see mikrokraad hakkab toimima käesolevast sügisest, kui kõik läheb hästi, võib-olla ka natukene hiljem. Väga palju meie tegevusi on suunatud meediakirjaoskusele ja meediakirjaoskuse tõstmisele. Me teeme videosid koostöös erinevate partneritega mittetulundussektorist, mis näitavad, mis on desinformatsioon, kuidas see levib, mis võtteid seal kasutatakse, kuidas tekitatakse inimestest tunnet, et ainult üks informatsioon on õige, et ei tasugi laiemalt otsida. Kuidas üritatakse veenda, et just see vaatenurk on kõige õigem. Ja eks natukene siin on ka probleemiks see, et desinformatsioon on tihtipeale väga lihtne, seda on lihtne aru saada, ta esitab väga lihtsaid väiteid. Ma on lame. Väga lihtne väide. Aga kui hakata süvenema, miks ta ei saa tegelikult lame olla, siis juba see tehnika selle taga on oluliselt keerulisem. Nii et seetõttu me püüame igati tõsta meediakirjaoskust, et inimesed kontrolliksid fakte, et nad levitaksid tõestatud fakte, et nad teaksid, mida nad levitavad, sellepärast, et ka uuringud näitavad, et näiteks sotsiaalmeedias jagamisel väga paljud inimesed jagavad pealkirja ja juhtlõigu põhjal ning mitte kunagi tegelikult ei loe läbi, mida see ülejäänud artikkel ütleb, mida nad jagavad. Mistõttu samamoodi võib levida desinformatsioon. Nii et ma loodan, et teie kui Eesti kõneisikud, et teie jagate informatsiooni teadlikult, et see on tõepõhine, et need allikad on kindlad, et need allikad on kontrollitud, ja tegemist on tunnustatud ajakirjandusega. Me aitame inforuumi rikastada strateegiliselt oluliste teemadega, kompetentsidega. Siin me teeme koostööd ajakirjandusega, aga see ei ole nüüd ainult, mida meie teeme, seda teevad väga paljud erinevad asutused. Et kaks toodet, mis kindlasti aitavad Eesti inforuumi rikastada, Eesti vastupanuvõimet tõsta ning meie ühiskonna teadlikkust hoida, on Kapo ja välisluure aastaraamatud, mis kirjeldavad mõjutustegevust Eestis, Eesti ümber ning
iga-aastane ilmumine saab üldiselt palju tähelepanu nii Eestis kui ka ülejäänud maailmas ning need on näiteks 2 meie vaatest olulist toodet informatsioonilise mõjutustegevusega võitlusel, sest need aitavad ka paljastada nende riikide, kes mõjutustegevusega tegelevad, töömeetodeid ning seda, mida nad loodavad nende oma töömeetoditega saavutada, mis tähendab, et inimesed on teadlikumad, nad oskavad tähele panna, nad oskavad erinevates olukordades reageerida paremini ja teadlikumalt. Teeme koostööd rahvusvaheliste partneritega, lähetame eksperte, võtame omakorda vastu eksperte. Rahvusvaheliste partneritega me teeme koostööd erinevates strateegilise kommunikatsiooni võrgustikes, aga ka laiemalt. Et meie jaoks on väga olulised võrgustike ehitamine, mille kaudu meil on võimalik levitada informatsiooni sellest, mis on Eesti, mis Eesti teeb, mis on meie väärtused. Nii et siinkohal me teeme päris palju koostööd Välisministeeriumiga, aga ka kõik, kes räägivad Eestist, on selles seisukohast väga olulised, sealhulgas ka teie. Sest et väga palju ju ka teie suhtlete välismaailmaga, tutvustate seal Eestit. Ning kuna Eesti on siiski väike riik, siis mitmetele inimestele võibki olla see kas esimene või ainukene või peamine kontakt Eestiga. Et seetõttu on see, mis sõnum, et me igal kohtumisel edastamine väga oluline ning see võib aidata kaasa meie kuvandi tugevdamisele, kui see sõnum on ühtne ning hästi esitatud. Need võrgustikud on ka äärmiselt olulised kriisi ajal, sest et siis võib osutuda eriti oluliseks see, et me saaksime oma sõnumid kiiresti viia ka Eestist välja ning et nad jõuaksid erinevate sihtgruppideni. Seda sellepärast me tegime ka siis, kui sõda puhkes koostööd EAS-iga, sest et EAS-il on palju esindajaid, nendel on väga palju kontakte, kes aitavad meie sõnumeid viia. Sellepärast me jagasime oma jutupunkte, sellepärast on väga oluline ka siit vaatest silmas pidada, et me räägiksime ühtselt, et me edastaksime ühte seda sama narratiivi. Nii. Ja mis puudutab ekspertide lähetamist, siis 2 meie meeskonna liiget töötavad hetkel mujal. Üks nendest töötab Euroopa Liidu juures, töötab seal strateegilise kommunikatsiooni üksuses ning aitab kujundada Euroopa Liidu strateegilist kommunikatsiooni. Ning vastavalt annab meile ühtlasi ka tagasi informatsiooni, mis on need protsessid, mis on parasjagu toimumas Euroopa Liidus, et meie saaksime seal efektiivsemalt kaasa rääkida. Ning teine töötab Riias NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuses. Et see keskus teeb samamoodi erinevaid strateegilise kommunikatsiooni alaseid uuringuid, korraldab õppusi ning on meil äärmiselt oluline info vahetamise ning info saamise mõttes. Riski- ja kriisikommunikatsiooni võimendamise, arendamise, koordineerimine ja korraldamine. See valdkond kerkis väga oluliselt esile just nimelt koroonakriisi ajal, sest et see oli üks, kus selgus, et väga palju on ära teha ning kui on suur kõiki riigisektoreid hõrmav kriis, siis tegelikult on riigisektoril vaja ka lisajõudu ning meil on vaja väga head koordinatsioonisüsteemi. Niimoodi, et see tähendab meie jaoks nii valdkondliku poliitika kujundamist, et kõik oleksid teadlikud, missugused kriisid võivad olla, mida me teeme siis, kui on kriis, et meil oleksid läbiharjutatud tegevused. Meil on kriisikommunikatsiooni võrgustik. Kriisikommunikatsiooni võrgustik tähendab seda, et me koondame informatsiooni erinevatest kommunikatsioonivaldkonna inimestest, kes on nõus tulema riigisektorile appi kriisi korral. Võrgustik koondab nii erasektori kui riigisektori inimesi, sest et isegi kui on laialatuslik kriis, nagu näitas koroonakriis, siis see ei taba kõiki sektoreid ühtlaselt. On mõned, mis on väga ülekoormatud ja on teised, mis ei ole nii koormatud. Ehk et inimestel nendest sektorist, mida see
kriis, mida parasjagu lahendatakse, ei haara nii tugevalt, neil on võimalik appi tulla nendele, kes on jälle ülekoormatumast poolest. Ja samamoodi kuulub sinna võrgustikku erasektori inimesi, nii et kui keegi tunneb, et kriisi korral sooviks kaasa aidata ja sooviks panustada Eestisse ja sooviks aidata riigi kommunikatsioonil toimida, siis võib ühendust võtta meie meeskonnaga ning endast teada anda ning siis on võimalik lisada vastavastesse nimekirjadesse. Et see kriisivõrgustik ei kohtuks esimest korda kriisi korral ja siis kõik on üksteisele võõrad, keegi ei tea, mida me nüüd tegema hakkame, siis me korraldame ka regulaarselt selle võrgustiku kohtumisi. Me korraldame seminare, plaanime ka õppusi, vist küll ühtegi täiemõõtmelist õppust veel ei ole läbi viidud, sellepärast et peale seda, kui me saime aru, et sellist võimekust on vaja, oleme liikunud ainult ühest kriisist teise kriisi, mis on natukene halvanud järgmise ettevalmistusi, aga me püüdleme selle poole. Ning me teeme ka koostööd teiste riikidega ning vahetame nendega informatsiooni sellest, kuidas nemad lahendavad kriise, mida nemad teevad. Ja õpime nende kogemustest, et seetõttu me arendame ka valdkondliku kontaktvõrgustikku. Nii, see oli peamiselt, mis ma teie kokkuvõttelt rääkida tahtsin. Kui teil on küsimusi, siis küsige, kui mitte, siis ma mõtlen veel midagi, mida rääkida. Mina küsin. Ja mina on Ave. Mul on tunne jäänud vaadates ka oma sellist võrgustikku laiemalt, et sellise valeinfo konksu alla neelamine ei sõltu enam haridustasemest. Et see pilt on väga nagu kirjuks läinud, et kui varasemalt võis mõelda, et et inimesed võib-olla, kes elavad väga sellises ühetaolises inforuumis, madal haridustase, maapiirkond või ma ei hakka nagu sildistama selles mõttes, aga te saate aru, mis ma mõtlen. Et see pilt on palju mitmekesisemaks läinud. Minu küsimus on, et võib-olla sa oskad nõu anda selles osas, kuidas selliste inimestega siis seda vestlust või seda õiget suunda kätte näidata, et me teame ise, eks ju, et kuidas infot hinnata, mis on õige, mis on väär, aga kui ma pean kas või tööalaselt mõne nagu sellise inimesega kokku puutuma, et kuidas teda õigele rajale aidata? Jah, väga keeruline küsimus, et meie põhimõte nagu ongi töös on olnud seda ennetada, et inimesed sinna rajale satuksid. Et meediakirjaoskusega, näidetega sellest, kuidas desinformatsioon mõjub, kuidas desinformatsioon levib. Ja et desinformatsioon tegelikult võib omada ka täiesti reaalelulisi tagajärgi, et mida me nägime näiteks koroonakriisi ajal, kui levis absoluutselt igasugust informatsiooni haiguse, kuidas sellega võidelda, kuidas seda vältida, vaktsineerimise kohta, millel tegelikult võivad inimese tervisele olla täiesti reaalsed mõjud. Et näidata, kuivõrd eluline see on, aga ilmselt kui keegi väga siiralt ja sügavalt usubki seda desinformatsiooni, siis on muidugi väga keeruline, et me näeme seda ka praegu ju Ukraina sõjas, kus ilmub küllalt lugusid sellest, kuidas sõdiv poeg helistab koju ja ütleb, et ma olen Ukrainas, me ründasime, meil on sõda. Ema ütleb, et mis sa räägid. Ei ole ju tegelikult nii, et seetõttu ongi olulisem tabada desinformatsioon ennem kui ta levima hakkab ning anda inimestele info ja tööriistad, kuidas ise sellega võidelda. Aga jah, kindlasti on mingisugune osa inimkonnast, kes on kuidagi desinformatsioonile vastuvõtlikum, et ka meie avaliku arvamuse küsitlused tegelikult näitavad ja uuringud näitavad, et näiteks inimesed, kes ennem levitasid koroona kohta desinformatsiooni, levitavad nüüd seda Ukraina sõja kohta. Nii et nad nagu elavadki pigem selliselt alternatiivses inforuumis ning usaldavad pigem alternatiivseid allikaid. Et muidugi võib alati ka proovida selgitada, kuidas asi tegelikult on, aga nagu öeldud, siis desinformatsioon on tihtipeale ka asju väga lihtsustav. Näitabki, et kõik on mustvalge. Näitabki, et kuskil on vandenõu, et seda on nagu väga raske, kui keegi on seda siiralt uskuma hakanud, siis seda tegelikult sealt läbi murda. Et võib-olla siis tasukski sellele inimesele pigem ka lihtsalt soovitada lugeda ka muid allikaid ja loota, et võib-olla ta siis järgmise desinformatsiooni laine ajal või järgmist desinformatsiooni enam külge ei võta ning ehk ajapikku siis vaadates laiemalt ringi saab ise ka aru, et võib-olla maailm ei ole mustvalge või mõnikord ta muidugi on mustvalge, et maailm kas on lame või ei ole lame. On sõda või on erioperatsioon.
Kas on veel küsimusi saalist? Nii, tere. Aitäh ettekande eest. Ma läheksin noorte valdkonnani. Et üks väga suur mure on Eestis ikkagi, et kuidas viia peamiselt Venemaa meedia mõjuväljas olevate noorte inimesteni, mitte ainult Ida-Virumaal, aga näiteks ka Tallinnas, et on näha, et päris palju probleeme. Kuidas nendeni viia see adekvaatne info, mis päriselt meil nagu maailmas toimub. Et kui me nagu vaatamegi seda riigiüleste tegevuste koordineerimist ja arendamist. Ja siis teise mõtte ma lisan nagu siia juurde, et on Kaitseministeeriumi valdkond teeb päris tihti selliseid uuringuid nimega riigi tunnetuse uuring. Ja riigi tunnetuse uuringu järgi on siis riigi tunnetus kõige madalam, teadagi kus, eks ju, on Ida-Virumaal. Ja Ida-Virumaa nagu eristub kui maakond, mille elanikud tunnevad ennast kõige vähem seotuna Eesti riigina. Ja mul oleks nagu selline küsimus ka, et me räägime, eks ju, digiarengutest ja me räägime kõigest küberteemadest ja kõigest muust sellisest, et Eesti areneb, et meie majanduskasv on ja kuidas me jõuame päriselt nende inimesteni igal pool üle Eesti. Ja just tänapäeva sotsiaalses kontekstis just, kuidas me jõuame Ida-Virumaani. Et minu enda, ma ütlen hüpoteesi viskan nagu õhku, et minu enda sisetunnetus ütleb seda, et nii palju, kui ma ise nagu oma tööalaselt nagu suhtlen, et lihtsale inimesele ei piisa sellest, et meil on kogu elu on nagu e-keskkondades ja kuskil kodulehtedel ja igal pool mujal sellistes digikanalites. Et see lihtne inimene tahab näha päris lihast ja luust inimest, kes mitte ei käi tema juures kohal, näiteks 9. mail, ma ei räägi nüüd Georgi lintidest siin, eks ju, aga sellest teisest 9. maist, ehk siis Euroopa Liidu sünnipäevast. Et kui käiakse kord aastas kuskil natukene Euroopa Liidu lipukesi lehvitamas Ida-Virumaal, et sellest ühest korrast aastas ei piisa, et tahetakse näha, et need Eesti inimesed, need päris Eesti asja inimesed, et oleks seal nendega kogu aeg samas kohas, hingaks nendega sama õhku ja toimetaks ja töötaks ja veedaks aega ka nagu tööväliselt. Et see on hästi kompleksne, aga ma näen, et see algab, me ehitame praegu üles endiselt seda uut põlvkonda noori, kes ikka ei ole harjunud tarbima Eesti infokanaleid ja Eesti elu ja ma nagu näen, et see digi ei ole jõudnud nende inimeste nende 20 aasta jooksul. Aitäh! Jah, teame, mõtleme, tegeleme. See on ka üks, miks me teeme tihedalt avaliku arvamuse küsitlusi, et me saaksime proovida erinevaid kommunikatsioonimeetodeid ja kommunikatsioonivõtteid ja näeksime, kas need on ka tegelikult töötanud ja jõudnud selle sihtgrupini, kelleni me need sihime või ei ole sinna jõudnud. Kas arvamus muutub, ei muutu, kas infot tuleb juurde, mitte ei tule juurde. Näiteks siis, kui nüüd puhkes sõda, siis meie kiired avaliku arvamuse küsitlused näitasid, et eeskätt just venekeelse elanikkonna hulgas ja eeskätt just selle elanikkonna hulgas, kes oli harjunud tarbima vene meediat, et see, kuidas nad enda jaoks usaldusväärset infot hankisid, muutus. Et kui varem nad olid kõige enam usaldanudki vene meediat, siis nad hakkasid sõja puhkemisest kõige rohkem usaldama sõpru ja tuttavaid. Mis tegelikult, kui me püüdsime seda siis mõelda, et kuidas me seda saame kommunikatsioonis kasutada, siis tegelikult tunduski, et see tähendab seda, et me peame hoolitsema selle eest, et oleksid need sõbrad ja tuttavad võimalikult ära informeeritud just tõe ja faktipõhise informatsiooniga ning loota siis, et need, kes usaldavad oma sõpru ja tuttavaid, räägivad nende sõprade ja tuttavatega, sest et kui see on ainukene allikas, mida nad usaldavad, siis me peame ju üritama kuidagi nende sõprade ja tuttavate kaudu nendeni jõuda. Me oleme ka näinud seda, et need inimesed, kes varem jälgisid nii vene meediat kui Eesti venekeelset meediat, on nüüdseks vaikselt, aga järjekindlalt siirdumas Eesti venekeelse meedia poole ning nad isegi enam nii väga ei igatse vene meediat. Me teame, et probleem on ka selles, et me võime pakkuda igasuguseid toredaid tooteid, et
praegugi näiteks valitsus eraldas ju vahendeid selleks, et tugevdada Eesti venekeelset meediat, mille tõttu peaksid tugevnema siis näiteks Postimehe ja Delfi venekeelsed väljaanded ja ETV+, aga kui inimesed ei tea, et seda on nende jaoks tehtud, siis on tegelikult sellest vähe kasu, et siis seda loevad tegelikult ikkagi need samad the usual suspects, kes nagunii seda loeksid. Et seetõttu meil on ka töös ja ettevalmistamisel selline paberbrošüür, mis siis räägiks, missugused on praegu kättesaadavad erinevad venekeelsed allikad, millest neid räägitakse, et me üritame ka seda mitte teha niimoodi, et oleks väga õpetavas stiilis, vaid pigem selline tutvustav, et lastes nendel endal rääkida, mida nad teevad, võib-olla ajakirjanikud räägiksid, et mina kirjutan sellest, need on minu asjad, need mulle meeldivad, te saate mind näha sealt, lugeda sealt. Ja et see oleks just paberväljaanne, mis läheks postkasti, siis ta jõuab ka nende inimesteni, kes ei ole harjunud muidu telekakanaleid läbi kruttima või otsima uusi raadiosaateid või otsima mingisuguseid uusi väljaandeid ning selleks, et seda kohe ära ei visataks, me oleme sinna juurde mõelnud panna suure vinge ristsõna. Et siis ehk see brošüür püsib laua peal natukene kauem. Aga jah, see teema on selline kompleksne ja meil on ka ettevalmistamisel koostöös mittetulundusühingutega projekt, mille käigus käidaks ka venekeelsetes koolides, käiksid nii-öelda meediapädevuse saadikud, kes oleksid siis ka vabatahtlikud, kes käiksid ja räägiksidki sellest, kuidas tarbida meediat, mis on meediakirjaoskus, kuidas töötab faktipõhine meedia, kuidas töötab see meedia, mis ei ole faktipõhine, mis levitab desinformatsiooni, mis on seal erinevused, et inimestel oleks siis endal ka võimalik teha rohkem järeldusi ning otsustada, missugune on see inforuum, kuhu mina tahan kuuluda ja mida ma tahan tarbida ja kas minu infoväli tegelikult peaks olema laiem võib-olla, kui ta seda praegusel hetkel on. Me oleme ka kaalunud muid mõtteid. Ma küll ei oska öelda, kui kaugele need nüüd jõudnud on, aga näiteks on mitmed Eesti Rahvusringhäälingu ning muude kanalite korrespondendid käinud Ukrainas sõda kajastamas. Nii et nemad käiksid ka siis venekeelsetes koolides seal piirkondades ja räägiksid, mida nad on ise näinud. Sest ka see, kui inimene ise räägib seda, mida mina olen näinud ja mina olen läbi elanud, mõjub palju veenvamalt kui see, kui tuleb keegi ütleb, et teate teoreetiliselt, te peaksite lugema palju erinevaid kanaleid ja mina küll ei ole midagi näinud, aga üldiselt seal on desinformatsioon ja seal on õige informatsioon. Et osa sellest oli ka see, mida kajastasid ka Eesti lehed, kuidas Andres Puustusmaa käis Ida-Virumaal koolides rääkimas sellest, et mida tema nüüd Venemaalt tagasi pöördununa on näinud, mis seal siis tegelikult toimub. Loodame, et see veenab võib-olla mitte ühe korraga ja mitte kõik, aga kui seda teha järjepidevalt ja pidevalt ning pöörata sellele tähelepanu, siis ehk kasvab peale põlvkond, kes on teadlikum informatsioonitarbija. Ja eks ka muidugi üks teema on ka see, et paljuski jälgitakse Vene telekanaleid sellepärast, et need pakuvad meelelahutust, et me suudame pakkuda konkurentsi uudiste puhul päris edukalt. Aga meelelahutuse puhul on see keerulisem niimoodi, et ka see on siis üks koht, millele me peame edasi mõtlema ja võib-olla rahvusvahelisele koostööle mõtlema, et kuidas seda rohkem tuua. Kas on meil küsimusi? Mul endal on tegelikult üks, et kui te tegelete igapäevaselt rahvusvahelise meedia monitoorimisega, siis kas viimased need nüüd juba peaaegu 2 kuud on Eestist rääkides ikkagi pildil peamiselt julgeolek, meie peamiselt kõneisikud või on mingid teemad veel endiselt kuidagi jõuavad sinna vahele või pigem absoluutselt mitte? Vot selles suhtes ei ole mina ilmselt hea inimene vastama, sest et kuna meie töö on väga seotudki, nagu ma oma esimesel slaidil näitasin, tegelikult Eesti julgeolekupoliitikaga ning meie töö alusdokumendiks on näiteks riigikaitse arengukava, siis meie täiesti teadlikult vaatamegi tunnelisse, ehk me vaatame tegelikult neid narratiive, mis on seotud Eesti kaitse julgeolekuga. Me ei jälgi üldiselt neid, mis on seotud muude valdkondadega, näiteks kultuuriga, millega iganes, et kohati tulevad meie töösse sisse, aga me vaatame ka Eestit puudutavaid narratiive, sellepärast et Eesti hea digikuvand ja Eesti hea küberkuvand on midagi, mis aitab kaasa meie julgeoleku säilitamisele ning mis muudab Eesti eristuvaks ning on midagi, mis aitab tuua Eestile positiivset tähelepanu.
et seda tõsi aitab ka tuua muidugi kultuur, aga noh, ta ei ole nagu meile nii fookuses olnud, ehkki siis, kui meil on mingisugune suurem kultuurisündmus a la laulupidu, siis me korra heidame pilgu küll peale, et kuidas näiteks levib uudis laulupeost. Aga Eesti kõneisikud on olnud nüüd alates sõja puhkemisest küll täiesti rekordiliselt nähtavad välismeedias, eeskätt nendes 4 riigis, mida me jälgime. Ja on olnud nähtavad väga tugevates ja väga heades kanalites, mis on ka olnud varasemast erinevad, kui varasem on olnud meie kõneisikutel mitte nii lihtne saada eetrisse, siis praegu ei ole absoluutselt ebatavaline, kui meie üks või erinevad kõneisikud on ühel ja samal päeval eetris nii USA, UK, Saksamaa, Prantsusmaa, kõikides peamistes kanalites. Et Eesti nähtavust on see kõvasti tõstnud ning on aidanud meie sõnumid levivad ning meie kõneisikud on väga tugevalt pildis, mis on muidugi väga positiivne. Aga see tonaalsus on peamiselt siis positiivne, neutraalne, negatiivne? Tonaalsus on peamiselt olnud õnneks see, mida meie kõneisikud edastavad. Ehk nad nagu edastavadki sõnumeid, mis ütlevad, et me peame toetama Ukrainat, mis selgitavad selle laiemat konteksti, mis ütlevad ka, et miks see sõda on meie jaoks oluline, olles Ukraina naaberriik. Et natukene muret tekitavalt me oleme aeg-ajalt näinud levimas ka sõnumeid selle kohta, et is Narva next, võiks need üldiselt kokku võtta selle stsenaariumiga, et on ka võetud kokku, natukene räägitud sellest, et kas ja kui palju nüüd Eesti on paanikas sellepärast, et Ukrainas on sõda. Aga see ongi see tagasiside, mida me anname oma kõneisikutele ja mida me anname valitsusele ja siis saamegi järjest rohkem rõhutada seda, et Eesti on hästi kaitstud. Eesti on NATO riik. Eesti olukord ei ole võrreldav Ukraina olukorraga. Aga põhiliselt levib küll jah ikkagi see narratiiv, mida meie kõneisikud ütlevad ja mis on Eesti jaoks positiivne, mis toovad esile seda, kui palju on Eesti Ukrainat aidanud, mis toovad esile Eesti tegevusi, mis näitavad meid demokraatliku õigusriigina. Eesti korraks remargi korras, et eile me vaatasime National Brand tegi sellise uuringu, et kui palju siis viimase selle sõja puhkemisest saadik, millised riigid on globaalselt on siis nagu saanud positiivset kuvandit juurde, millised on langenud, et siis Eestit sealt välja ei tulnud mitte kuskilt, et Poola oli number 1 ja paljud teised riigid, kes on Ukrainat aidanud. Et me ise küll näeme seda, et me teeme hästi palju, et Eesti on pildis, aga globaalselt ikkagi see ei jõua mitte kuskile. Mitte nüüd öelda, et ei jõua kuskile, aga just selle tavainimese aru saama. Ma ei oska nüüd öelda, et ilmselt jah, võib-olla Eesti, kui sul puudub igasugune varasem teadmine Eestis, siis see võib-olla ei seo seda ära, aga samas ma ei ütleks, et see ei jõuaks kuskile, kui Eesti kõneisikud on CNN-is või BBC-s ja esinevad seal miljonitele inimestele. Ma ei tea ka, mis oli tolle küsitluse metoodika, et kas inimesed said ise vabalt mainida riike, mis on nendele siis rohkem silma jäänud või oli neile lausa nimekiri ette antud, et ma ei oska seda öelda, et täiesti üle oma varju me siiski ei hüppa. Aga vähemasti me ise näeme oma seirest, et me teeme head tööd, mis ka jõuab väljapoole ning millel on tulemus. Ja kui koer ise oma saba ei kergitagi, siis ikka kergitas niimoodi, et kokkuvõttes me kõik teeme väga head tööd. Mul on üks küsimus seoses selle sisekommunikatsiooniga, et te mainisite, et on need grupid, kes tegid seda koroona sellist teemalist lõhestamist ühiskonnas, tekitasid seda desinformatsiooni. Et nüüd, kui Ukraina sõda tekkis, siis jäi mulje, et vähemalt eestikeelne kogukond on väga ühtne. Aga näiteks mul oli eile võimalus vestelda ühe inimesega, kes oli väga tugev koroona eitaja. Ja kes rääkis mulle tõsimeeli juttu sellest, kuidas Mariupoli linna all on 250 000 Ukraina last ameeriklaste poolt kinni pandud, miks venelased neid praegu päästavad. Inimene, kes on eestikeelne, absoluutselt ei ole nagu vene mõjutustega, aga siiralt ikkagi on mingid täielikud informatsioonikanalid, mis nagu tekitavad täielikku jama. Et kui suur see osa tegelikult on või et kas seda on nüüd nagu näha? Et ikkagi on nagu mingid sellised lõhestavad jõud endiselt?
Seda ma vist ka mainisin, et jah, seda me oleme näinud küll, et need samad isikud, kes varem levitasid desinformatsiooni koroona kohta, kes ei uskunud vaktsiine, kes leidsid, et koroona on konstruktsioon, kes leidsid, et midagi ei aita, tegelikult seda haigust pole olemaski. Maski pole mõtet kanda, et kui me jälgime näiteks Facebooki, siis need mõnedki kontod nüüd praegu jagavad desinformatsiooni Ukraina sõja kohta, kes ka samamoodi ütlevad, et tegelikult ongi seal vaja päästa, et seal ongi need tuvid, pardid või haned, keda välja õpetatakse slaavlasi ründama ja need nagu umbes niimoodi, kohe niimoodi klõpsti muutus, et kui koroonast läks asi sõjaks, siis niimoodi klõpsti keerati järgmisele kanali ja hakkas tulema järgmine desinformatsioon. Et neid tundub olevat kuskil selline, kes on täiesti kuskil teises infosfääris ja neid ilmselt on väga raske sealt ära võtta, neid tundub olevat kuskil 2%. Nii et mitte väga palju, aga samas nad on tihtipeale just väga häälekad ja väga nähtavad. Nii et seetõttu tundub, nagu neid oleks palju, ehkki arvuliselt neid tegelikult ei ole palju. Nii, aitäh. Kas on veel küsimusi või läheme edasi? Aitäh sulle. Mul on vist 1 minut veel aega, ma tahaks rääkida oma lemmik vandenõuteooria koroona suhtes. Et kuna ma siin juba olen, siis ma jagaks ka seda, et minu lemmik vandenõuteooria koroona suhtes ütleb, et tegelikult koroona loid valitsused sellepärast, et tuvidel on vaja patareisid ära vahetada. Sellepärast, et tuvid teatavasti ei ole linnud, vaid nad on pealtkuulamisseadmed, aga nendel on vaja aeg-ajalt patareisid vahetada. Nii, aitäh!